Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennisesõbrad, on käes tennisekalendris see aeg, kus üks suur turniir ajab teist taga ja paljud neist lausa kattuvad omavahel. Nimelt ülejärgmisel nädalal algamas Eesti meistrivõistlused Herne tenniseväljakutel, aga enne seda tuleb ära pidada Wimbledoni turniir ja viimane nädal siis kattub Eesti meistrivõistlustega. Meie hoiame kätt pulsil kõigel, mis toimub, oleme otse tennise mekas sündmuste keerises Wimbledoni pressikeskuses. Mina Gunnar Leheste ja minuga siis veebi teel. Kahjuks ise ei saanud vist Londonisse tulla, kumbki mees. Allar Hint, tere! Tere! Ja Riho Kallus. Tere! No Allar, olete püüdnud ka kuidagi selle Wimbledoniga nüüd mingi kompromissi leida, et kaua see jama kestab? Ma arvan, Wimbledoniga ei ole vaja kompromisse leida siin. Sa mõtled, et kattub Estikatega või? Just. Ma arvan, et see on väga ühesuunaline tee. Kas me muudame Estikate kuupäevi või mitte. Aga ei, ma arvan, et see Estikate kuupäevad on see teine nädal on minust väga selles kontekstis nagu ägeda koha leidnud, et kui loomulikult hakata mõtlema või tulla tagasi selle teema juurde, et Kaia ja Anett võiks ja peaks mängima kaasa, siis võib-olla mitte kõige parem koht, aga kui seda sellist illusiooni ei ole, siis ma arvan, et see on väga hea nädal. Miks me mehed teeme seda asja veebi teel? Miks te ei ole siin samas minuga muruväljakute ääres, ei istu praegu pargipingi peal? No mina tulen, aga ma tulen nädala teisel poolel, et paariks päevaks. Järgmise nädala teisel? Ei, ehk siis, nojah, nüüd siis turniiri esimese nädala neljapäev, reede, laupäev. Ma arvan, täpselt õigel ajal. Riho, sinu vabandus on? Minul on ka lihtne põhjus. Mina hakkan homme hommikust õhtuni stuudios istuma ja Wimbledoni kommenteerima, nii et 2 nädalat saab kommenteerida mänge. Praegu sa istud Tondi tenniseväljakute ääres, ma vaatan. Just. Mis sind sinna tõi? Lõunasöök. Seal on head söögid. Trenn tehtud ja mõnus. Igatahes seis on selline, et üle pika aja on meil 2 mängijat asetatud. Meil on maailma teine reket ja siis on 31. asetusega Kaia Kanepi. Aga ma ei tea, tunded on kuidagi kahetised, et Anett pole võitnud mängu alates aprillikuust, kui ta mängis Stuttgartis. Kaiaga on seis natukene selgem. Tema on 3 mängu muruturniiridel juba pidanud. Ma ei tea, mis tunnetega teie mehed sellele turniirile vastu lähete? Ma korra küsin üle, kas sa ütled, pole kaua aega olnud, kas meil üldse on kunagi olnud 2 mängijat paigutatud? Ei, väga hea küsimus. Sa kohe paned siukse asja. Ei ole. Ei ole kunagi. Ma arvan, et ei ole, jah. Ei ole kunagi. Võin pea anda, et ei ole. See on esmakordne juhus. Jah, kes oleks seda unes osanud näha, et Eesti mängija saab teise paigutuse Wimbledonis? Eks ikka neid unenägusid on ju nähtud. Unenägusid on igasugused, aga mis mõtetega me peaks vaatama sellele turniiril vastu? Ärme seda loosi veel arvesta. Räägime lihtsalt hetkevormist. Allar. Ja, eks sa ju selles mõttes ütlesid ju kõik ära, et võib-olla kui Kaia poole pealt alustada, ta on ju viimased aastad, kõik need aastad niimoodi 2 Grand Slamiks selline ettevalmistus on mõned mängud ja pigem tahab ennast hoida võib-olla sellises heas konditsioonis, et mitte just ära väsitada ennast liigselt. Ja eks Anetiga on tõesti nagu teistpidine jällegi, et sisuliselt polegi ühtegi mängu muru peal. Viimane mäng jääb ka ikkagi selliste kuu taha ikkagi ja nädalate taha, et nii-öelda korralik mäng, kui ta veel terve oli. Et eks ühest küljest ju tal endale ka võib-olla mingis kontekstis nagu neid pingeid nii palju peal ei ole, teistpidi jällegi eks ta läheb ikkagi väga raskest olukorrast, et mängija tahab mängida, ma arvan, enne turniiri ja tahab hoida, aga seda täna teinud ei ole, et nii ainult treeningutel. Eks see on selline 50-60 variant, mille tea, mis pidi see välja kukub.
Riho. Jah, eks loomulikult rohkem küsimärke on ju praegu Aneti ümber, et selge see, ega ta, ma arvan, ta ise ka ei tea täpselt, mis konditsioonis ta on ja kuidas tal seal võib minema hakata. Muidugi suure eelise annab ikkagi see, et nad on paigutatud ja isegi sellise, ütleme nii, et mitte kõige parema vormiga peaks vähemalt paar mängu alla saama Wimbledonis mõlemad, nii Kaia kui Anett. Aga Kaia puhul, siin Kaia viimaseid mänge sattusin ka kommenteerima nii Karolina Pliskova kui ka Haddad Maia vastu ja noh, me räägime ikkagi absoluutselt praegu võib-olla maailma parimatest murul olevatest mängijatest, et mõlemad on sellised mängijad, kes võivad Wimbledonis teha haiget seal ükskõik kellele, nii et Kaia tegelikult mängis, need mängud olid väga kõrgetasemelised ja Kaia puhul ma oleks optimistlik. Jah, sest Haddad Maia on ju siin täitsa murukuninganna olnud siin viimased nädalad. Et turniiri võidud ja nüüd poolfinaal, et pole paha. Ma pean ütlema, et ma olen siin tund aega siin tänasel treeningpäeval viibinud, 15 minutit jõudsin Aneti trenni vaadata. Treenib tema siis Aoringi treeningkeskuses hetkel, nüüd vist on juba lõppenud, Shelby Rogersiga. Pidasid seal ka, mängisid ka mõned punktid, 2 geimi. Esimese võitis Shelby, Anett sai sealt 2 punkti kätte ja teise geimi võitis Anett 0-ga. Selle põhjalt mingit suuri järeldusi muidugi teha ei saa. Tundus üsna heas tujus olevat. Inglise keeles on siuke hea termin nagu in good spirits, et oli seal nalja kõigil palju ja tundus, et on oma nendest tervisehädadest vähemalt väliselt jagu saanud, mis väljakul toimuma hakkab, seda hakkame siin esmaspäeval, teisipäeval nägema, aga kui nüüd loosi juurde tulla, siis mõlemad meie naised said vastaseks mänge, kellega nad varem kohtunud ei ole. Anett Kontaveit kohtub avaringis Ameerika Ühendriike esindava horvaatlanna Bernarda Peraga, maailma 119. reket. Kas teist kumbki on kas või minutitki näinud Bernarda Pera matšidest? No Riho, sina kui rohkem tennist jälginud siin igapäevaselt vaatad, oled sa kuulnud sellist nime ainult? Mina pean tunnistama, et ei ole. Ei ole ja ma usun, et see mäng, ütleme nii, et lihtsamat vastast Grand Slamil esimeses ringis saada tundub, et ei olegi väga võimalik. Aga mina räägiksin sealt võib-olla hoopis ühest sellisest mängijast nagu Xiu Wang, hiinlanna, kes võib potentsiaalis teises ringis talle vastu tulla, et seal on selline, kuidas nüüd öelda, need on 2 sõde on tegelikult, need on üks täht on vahe, ühe nimi on Xinyu ja teine on Xiu Wang ja mõlemad on seal 100 piiri peal, üks on natuke kõrgemal, teine tagapool, aga see vastane võib olla juba natukene teisest puust, vaatsin siin 125 WTA turniiril oli siin just finaalis, et nii-öelda noor tõusev mängija. Ma usun, see esimese ringi matš, see on nagu kohustus Anetil ära võtta, Just. Tuleme Kaia vastase juurde ka. Kaia vastane natukene tuntum, maailma 77. reket, prantslanna Diane Parry, ma loodan, et ma hääldasin enam-vähem õigesti, või Parry või kuidas seda nimetada, 19-aastane, Kaia 37. Kas teist kumbki on keegi näinud minutitki Diane Parry matšidest? Nüüd on Allari kord vastata. Ja, ei, pean kahjuks vastama samaga, et ei ole näinud, et olen lapanud ta tulemusi siin ja vaadanud, et mis ta on teinud, et väiksemal Itaalia muruturniiril poolfinaalis Errani vastu kaotus, et tundub, et seal on selles kontekstis on seda ohtu kindlasti rohkem, et niimoodi mängude pealt või seisude pealt tundub, et see muru võib-olla isegi pigem sobib talle ja vähemalt vaadates nii-öelda eelmise nädalaid siin, aga
ma loodan väga, et Kaia tase ikkagi on olnud kõrgem ja on ka nüüd esimeses ringis ikkagi kõrgem. Et ütleme, et ei tahaks väga muretseda, aga kindlasti peab olema ettevaatlik. Olete te minuga nõus, et mõlema mängija loosi vaadates tundub, et Anetil vedas ikka kõvasti rohkem, kui vaadata näiteks kolmanda ringi potentsiaalseid vastaseid. Anetil 29. asetus Angelina Kalinina Ukrainast või siis Kanepil kolmandas ringis Ons Jabeur. Jah, me võib-olla peaksin ära mainima ka seda, et potentsiaalselt võib teises ringis Kaia mängida tugeva taanlanna Clara Taussoniga. See suhteliselt reaalne, et see mäng võib nagu toimuda, et see on kindlasti ka raske mäng. Kui ma vaatasin, Tausson ei ole ka vist muru peal nüüd vähemalt enne Wimbledoni turniiri mänginud. Jah, täpselt nii, et võib-olla mis ta nüüd muru peal teeb, seda on nagu raske öelda. Me ikkagi lähme selle muruga, lähme ikkagi natuke nagu sellisest hoopis nagu teistsugusesse nagu tsooni, et see tennis on vähe teistsugune selle muru peal. Ja mis tekitab sobib ühele mängijale juba oluliselt rohkem kui teisele ja edetabeli koht maksab siin vähem. Ma nüüd nii kaugele pole vaadanud, et millal Kanepi ja Kontaveit omavahel võiks kokku minna, aga ma eeldan, et vist poolfinaalis või? Jah, nii on. Et ei halasta see loosiõnn meile kuidagi. Kes võidab Wimbledoni? Kas jälle Swiatek või hoopis Serena Williams? No räägime sellest, et Serena Williams kindlasti ei võida, aga räägime nendest nimedest, kes ohtlikud on, kes on kindlasti ohtlikud Wimbledonis. Et kui vaadata praegu, mis siin viimastel naisteturniiridel toimunud on, siis Petra Kvitova on tagasi. Mängib väga korralikku tennist, kahtlemata ka Karolina Pliškova. Ma mainiks kindlasti ära ka Anisimova ja võib-olla ka, no muidugi on Jabeur kahtlemata on ja Hadat Maiast me rääkisime ja kindlasti ka lätlane Jelena Ostapenko, kes mängib täna Eastbourne'is ju finaalis. Eelmisel aastal mäletatavasti oli seal Balti matš, Eesti ja Läti kohtusid seal, nüüd on siis Ostapenko üksinda. Et Ostapenko on kindlasti ka murul väga ohtlik. Aga jah, nagu sa ütlesid, et loomulikult, kui peaks ühe nime ütlema, siis see Poolatar tõenäoliselt oleks. Ometi Poolatar ei ole ju ühtegi mängu sel aastal veel murul pidanud. Jah, see on võib-olla selline suurem küsimärk ja kuidas ta seal nagu õnnestub muru peal. Aga jah, et kui vaadata, kui kindlalt ja kui niimoodi ja mänguliselt kindlalt ja enesekindlalt on siin viimane periood küll liiva peal ja mänginud, on tõesti muljet avaldav olnud. Aga jah, natukene see muru on selline teistsugune, et Riho tõi ka siin need vana kaardiväel mängu ja ma natukene ka ütleksin, et võib-olla isegi teatud selline, ma ei ütle eelis, aga võib-olla see vahend või vähendab nagu seda vahet sellise teise põlvkonnaga või nüüd peale tuleva põlvkonnaga, et kindlasti Kvitova on ohtlik muru peal, et seda ta on ju näidanud ükskõik millisel Wimbledoni turniiril eriti, kus ta on ju osalenud ja. Jah, kusjuures tema ongi täna Ostapenko vastane Eastbourne'is finaalis. Jah. Et kindlasti, kellel võimalus, siis tasub seda mängu vaadata, aga ma loen teile ette, mis päris eksperdid ehk siis Kihlveo kontorid arvavad. Iga Swiatek loomulikult ülekaalukas favoriit võidukoefitsiendiga 2,50. Ons Jabeur koefitsiendiga 11,0, Cori Gauff 12,0, Jelena Ostapenko 15,0, Simona Halep 17,0. Olgis öeldud, et loen Unibeti koefitsiente. Petra Kvitova 19,0, Belinda Bencic ja Hadat Maia
ning Serena Williams võrdselt 21 peal. Kui kellelgi peaks olema soovi panustada näiteks Anett Kontaveidi peale, koefitsient 91 ja Kaia Kanepi 126. Tundub päris uskumatu, et Serena Williamsid ja Hadat Maiat enam võrdseks peetakse. Aga jah, no see selleks. Serena Williams sel aastal muru peal pole veel ühtegi mängu kaotanud. Jah, õige. See on samamoodi, nagu sa ütlesid, et igast Swiatekil ühtegi mängu mänginud ja pole ühtegi ka kaotanud, eks ju. Nadal ja Djokovic ei ole ka ühtegi mängu muru peal kaotanud ja mänginud. Ometigi nad on peafavoriidid seal turniiril. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Lähme meeste juurde. Eesti mehi veel tabelis pole. Ei tea, mitu aastat sinna võib minna, aga Riho, sina oled meil meeste ekspert, et sinu selline favoriit ja must hobune hetkel. Eile just arutasime siin Toomas Leiusega, et minu jaoks tundus seal üsna selge, et poolfinaalid võiks olla Nadal, Berrettini ja Djokovic, Hurkacz. Et poolakas on väga hea soos ja Berrettini, see on uskumatu, et mees tuli käevigastuselt tagasi ja põmm 2 turniiri järjest mänginud ikka fantastilist tennist muru peal. Djokovic ja Nadal, eks ju, et pole kumbki mees saanud ühtegi turniiri alla mängida, aga ma millegipärast väga ei muretseks nende pärast, et need mehed on ammu kohal ja piisavalt trenni teinud, mängisid neid näidismänge ja matše seal nüüd, kus need seal toimusid seal Londonis. Et ma usun, et eks ikka serblane peaks olema seal ikkagi peafavoriit. Aga kui Rafael Nadal oma lonkava vasaku jalaga teise nädalasse jõuab, siis võib ta lõpuni ka minna, ma arvan. Kus sa tead, et ta lonkab? No ta ütleb ju, et tal ei ole vigastus, et elu on selline, et kogu aeg on vaja vasakut jalga longata. Et kui vaadata kõike seda, mis tema ümber on toimunud, läks ju Austraaliasse ilma igasuguste ootusteta. Nüüd enne Prantsusmaa lahtiseid oli see jutt, et kas ta üldse sinna jõuab ja siis, kui jõudis, oli, et iga mäng võib olla tema karjääri viimane. Tuli sealt ka tiitel ära. Jah. Mida rohkem lonkab, seda paremini mängib, jah? No täpselt. Nii et jah, ma ise ennustaksin, et sealt võivad üldse finaali tulla Nadal, Hurkacz ka vabalt. Võib olla ka Nadal Djokovic'i finaal, aga võib olla ka Nadal Hurkacz finaal. Allar, oled üldjoontes Rihoga samal meelel? Olen nõus ja et ma väga nende meeste, kes on seal 30+ ja üsna mitu Wimbledoni mänginud ja võitnud, nende mängude arvu pärast väga ei muretseks enne turniiri. Et ükskõik mida ja kus nad teevad, on nad rannas või käivad nad jooksmas, et nad on ühtviisi ohtlikud ja head. Ja ma ei tea, õnneks või kahjuks nad ikkagi on jällegi need 2 favoriiti seal, et kes sinna, ütleme nii, neid on ikka väga raske on võita. Neid on väga raske võita, et kas sa oled nüüd natuke rohkem vigane või ei ole või lonkad või lonka, et sa pead ikkagi väga, väga palju pingutama selle jaoks, et Nadali võita. Ja neid mehi võib-olla on hakanud siin-seal tekkima, kes seda suudavad, kuid asjad peavad kõigi jaoks kokku langema, et see tulemus kas Djokovic'i või Nadali vastu enda kasuks keerata. Et nii ta tõenäoliselt kipub minema. No erinevalt French Openist on siis Wimbledoni meeste võidu koefitsient oluliselt madalam kui naiste oma. Djokovic ülikindel favoriit Unibetis 1.80, Berrettini teisel kohal 7.0, Nadal 3. 8.0, siis tulevad Alcaraz ja Hubert Hurkacz 16.0, siis oleks Felix Auger-Aliassime 18 ja siis 26 peal on Marin Cilic ja Stefanos Tsitsipas, kelle matši sa, Riho, täna kommenteerid.
Ja ma tahtsin, sa vahepeal mainisid siin Felix Auger-Aliassimi. Ma ausalt öeldes väga ei imesta, kui Felix Auger-Aliassim peab esimeses ringis koju minema, sest et tema esimese ringi vastane on Maxim Kressi, kes mängib täna Taylor Fritziga ka Eastbourne'is finaali ja kui me rääkisime siin Muru tennisest, et Murul on asjad hoopis teistmoodi, siis see on üks mees, kes mängib vanakooli tennist ja täpselt teistmoodi, et serv võrku esimese servi pealt, teise servi pealt, tõrje pealt ja see võib olla väga mitmele vastasele selline mäng, et nad ei ole sellega absoluutselt harjunud, et siin on neid mehi veel võib-olla, kes ei ole võimelised ise mängima võib-olla 5 või 6 head mängu 5 parem matši, aga on võimelised neid paigutatud ja kõrgema edetabeliga mängijaid välja võtma. Ma mainiksin siin kindlasti ära Nick Kyrgiose. Nick Kyrgios on väga ohtlik vastane. Ma nüüd ei ole kindel, et Nick Kyrgios seal nüüd päris lõpuni seal suudab mängida neid mänge nii palju, aga ma ei teagi, kes siin Nickil tuleb siin paigutatud mängijatest kõigepealt vastu. Ma praegu tabelist otsin. Ma lappan ka. Siis on loomulikult Krajinovic. No jah. Ja, no. Ja siis on Tsitsipas. Ja, no võt sealt ma arvan, et Nick Kyrgios. Jah, näiteks Tsitsipas Kyrgios ma paneksin Kyrgiose peale ikkagi Muru peal. Ja seal on sama hollandlane Tim van Riethoven, kes mängis fantastilist tennist. noh, muidugi, sa lähed esimest korda elus mängima Wimblisse 5 parem matš, siis on hoopis teine asi, sa võid mängida murul hästi, aga see on hoopis teine mäng loomulikult. Et siin on palju muidugi kõvad servijad, Opelkad, Isnerid, kes võivad üllatada seal ka samamoodi. Et teine mäng, see on teistsugune mäng ja täiesti teine tennis, mis seal murul toimuma hakkab. Väga äge, et see su nimetatud hollandlane on saanud wildcardi kohe põhiturniiril. Esimeses ringis selline vastane nagu Federico Del Bonis Argentiinast. Ja kusjuures ma ise just mõtlesin eile, et mängis ju, siin on ju 3 nädalat järjest üllatusi olnud, oli ju see hollandlane, kes mängis esimest ATP turniiri, siis oli inglastel oli samamoodi oli seal wildcard ja nüüd oli ju šveitslane maailma 303. mees Anton Bellier, kes mängis ka ju eile Bautista Agutiga poolfinaalis, ka elu esimest ATP-d mängis, et kahju, et see mees ei saanud wildcardi, et wildcardid olid juba lukus, et see näitab seda, et tegelikult neid mängijaid, häid mängijaid on, neil lihtsalt ei ole neid võimalusi. Neil ei ole neid võimalusi ennast näidata ja nii kõrgele mängu ronida seal ühe või paari turniiriga. Noh, mehed, kes on praktiliselt eelmisel hooajal mängivad Futures turniiri, nii nagu meie poisid ja siis äkki avaneb võimalus ja põps. Nojah. Enne kui me läheme ennustuste juurde, mis meil on kombeks ikka enne suur turniire teha. Me pole sõnagi rääkinud veel Anett Kontaveidi uuest treenerist. On siis tema koostöö Dmitri Tursunoviga lõppenud. Lõppes siis nendel põhjustel, et Dmitri Tursunov ei saanud enam viisasid Inglismaale, USA-sse ja põhimõtteliselt nendes 2 kohas piisab, et koostöö lõpetada ja alustas siis koostööd. Ei läinudki väga mitu nädalat mööda, kui loomulikult maailma teine reket leiab uue nimeka treeneri endale kerge vaevaga sakslane Torben Peltz, kes on koostööd teinud Angelike Gerberi ja Briti imelapse Emma Raducanuga. Kuidas teile tundub see valik? Ma arvan, treeneri CV on ju kohane, et kogemus on olemas, tippmängijatega kogemus on olemas ka tulemuses ja eks nii nagu sa ütled ka, et ega mõlemad, kui sa oled maailma teine reket ka, siis ühest küljest sinuga tahetakse teha koostööd ja sul on võib-olla nagu mingis kontekstis nagu lihtsam inimest leida, kuid eks päeva lõpuks on ikkagi ju vaja asjad klappima saada, et sellised esimesed kompamised, et eks ole näha, kuidas keegi kogu seda protsessi nagu tunnetab ja stardib, et ma arvan, see start ongi väga tähtis nende jaoks ka, et mida parem on start, seda lihtsam on siit edasi minna. Jah.
Sorry, mis küsimus oli? Et kas kiidame Aneti treeneri valiku heaks? Ega me muidugi täpselt ei tea, et ega mis tal täpselt on, aga kui vaadata loomulikult neid nimesid, kellega see treener on ju koostööd teinud, et ta on ju Angelika Gerberi ikkagi viinud maailma tippu. Muidugi kummaline natuke, et väga palju on see koostöö alanud ja lõppenud vist 4 või 5 korda. Ja ega siis noor mängija Suurbritannia tennisist Emma Raducanu on ka neid treenerid siin vahetanud väga tihedalt, et ikkagi, aga selge see, et need on ikkagi maailma nimed ja järelikult ikkagi mees teab, mis maailma tennises toimub. Eks aeg näitab, kuidas ta Anetile sobib ja mismoodi see asi minema hakkab, et seda on raske öelda. Võib-olla väga hea treener ja väga hea mängija, aga kokku see asi ei klapi, et ei tea. Ja Kaiast veel korra rääkides, sügava kurbusega nendime, et lahkunud on meie seast Kaia isa Jaak Kanepi, kelle tähtsust Kaia tennisistist saamisel ja tema karjääri suunamisel ei ole kuidagi võimalik alahinnata ega ülehinnata. See roll on vast olnud tohutu. Allar, mõni meenutus või kokkupuude Jaak Kanepiga? Jah, eks Jaak on olnud väga-väga tähtis Kaiale läbi kogu karjääri, ja tegelikult, mis on ju hakkame ütlema noorest peast nagu peale, siis veel eriti, et kus ikkagi sind aidatakse, suunatakse, otsitakse sulle võimalusi, lahendatakse nii-öelda neid probleeme, et see on kõik väga Jaagu töö on tegelikult seal taustal olnud väga-väga tugev ja väga tähtis, et seda tõesti alahinnata ei ole võimalik. Et väga kahju ka minu poolt kaastunne Kanepite perekonnale, mitte ainult Kaiale, vaid ka õdedele ja emale, kes on ju ka täpselt samamoodi olnud seal Kaia kõrval ja aidanud ühtmoodi või teistmoodi. Et eks jah, mis siin nagu raske on nagu sõnadesse panna seda, et see on väga keeruline olukord hetkel Kaiale, aga paratamatu see on ja eks siit tuleb edasi minna. Minu ja Riho kaastundavaldselt ka kindlasti. Tuleme siis... Ja ma tahtsin korra veel nii palju lisada Jaagu kohta, et kui me vaatame nagu tänases kontekstis, et kui sa viid oma lapse kuskile trenni ja tahad tast mängijat saada, siis Jaak ehitas selle kunagi kõik üles ju absoluutselt nullist. Pisikeses väikeses Eesti linnas Haapsalus, kus sa mitte ei tegelenud ainult oma lapsega, vaid sa pidid leidma treeneri, sa pidid leidma sparringu, sa võib-olla pidid ehitama tennisehalli ja väljaku selleks, et üldse neid treeninguid läbi viia. Et Jaak on kõikide nende asjadega tol hetkel tegelenud, pluss lisaks loomulikult see, et sa leiad raha selleks, et see Haapsalu tüdruk kuskile väljapoole minna saaks, kõigepealt Tallinnasse ja siis võib-olla ka väljapoole. Nii et Jaagu roll on ikkagi olnud väga-väga oluline Kaia tennisekarjääri jooksul. Aga lähmegi siis ennustuste juurde. Meil on seda Zoomi miitingut siin 9 minutit järel. Teen otsa lahti, nagu ikka. Ennustame finalistid, võitja ja kui kaugele jõuab parim Eesti naine. Mina väga originaalne ei ole. Iga Swiatek on üks finalist ja teine finalist annab lapatasid teisele poole. Vaata teise finalistiga on nüüd küll, ma ütlen seekord Jelena Ostapenko ja võidab Iga Swiatek. Meestest Novak Djokovic loomulikult ja loomulikult Rafael Nadal ja võidab loomulikult Rafael Nadal. Ja parim Eesti naine jõuab seekord veerandfinaali. Riho. Gunnar, küsin korra, kas meie eelmise ennustusvõistlus sai kokku võetud, kes selle võitis? See Koka jäi sinna meil kappi, sest meie ajakava natukene muutus.
Ei, selle kokat me jõime, aga ma mäletan, et üks osaline ei toonud oma kokat ära. See osaline oli Toomas Kuum, järelikult võitis Michelle. Selge. Nii. Aga Riho saab siis kohe sõna. Naiste finalistid ja võitja. No ma pean ikkagi midagi huvitavat pakkuma, muidu on igav. Et äkki ma pakun siis, et finaali jõuavad hoopis Petra Kvitova ja Kaia Kanepi ja Kaia saab lõpuks kätte maksta selle veerandfinaali eest, kus ta kaotas ja otsustavas tiebreakis juhtis seal 5-0 või palju ta juhtis seal. Mäletame siin Tere Tennise keskus vaatasime seda tookord ja sõime oma kõik küüned närisime ära, kui see matš lõpuks ära läks. On nad eri tabeli poolt? Kvitova Kanepi ja Kanepi võidab, siis on nagu Kanepi on ju heas vormis praegu. Oota, aga on siuke finaalipaar üldse võimalik või? Pliskova, kas Kvitova ei olnud üleval või? Kvitova on üleval, jah? Ja Kvitova on üleval, on võimalik. Ja see on reaalne, Gunnar. Okay, võib minna küll nii. See võib minna küll nii. Aga meeste finaal on Hubert Urkats ja Rafael Nadal ja Nadal võidab. Nii, Allaril on joonistatud. Te olete ikka väga tublid, te olete ette valmistanud. Me oleme ikka tõsised eksperdid. Joonet tõmmanud, kes kus tuleb, et kui ma siin ennem nimetasin ka tegelikult Kvitovat, siis ma ei tea, millegipärast mul on selline kõhutunne, et kuskilt aegade hämarusest tuleb sellekordne vähemalt finalist, aga ma natuke jäin nüüd vaatama, kas sul on tabel, kas Korikov on allpool või ülevalpool? Ma nüüd siit niimoodi lapates ei suudagi kohe ütlen sulle, kus Korikov on. Korikov on üleval vist. Jah, üleval on Korikov. No siis ta mängib Kvitovaga poolfinaali. Jah, Kauf läheb Pliskova otsa seal vist veerandis või on isegi 4. ringis. Seal on Nissimova ja. Korra vist Gunnar sulle ka öelnud, et Kori on üks selline mängija, kes on julge ja näljane ja tegelikult on ka nüüd tõestanud finaaliga, et ta suudab tõusta ja suudab mängida. Et see on üks minu selline tuleviku heas mõttes hobune, kelle peale alati mängida. Oota, aga sa ei saa pakkuda, et Kvitova Kauf finaali jõuavad, nemad on veerandfinaalis omavahel. Ma tean. Ja ma arvan, et alt tuleb vabandust. Aga paku sina Anetti, siis teine paigutus, me ei ole Anetti, sina pead Anetti peale panema. Ma pean panema, jaa. Muidugi. Ja ma arvan, et seal on tema poolfinaalis on Chaböriga, kellega ta mängib poolfinaali ja võidab ja jõuab finaali. Ja siit tuleb ka siis see eestlase ennustus, et eestlane on finaalis. Oota, teiselt poolt oli Kauf, jah? Ja teiselt poolt oli Kvitova finaal. Kvitova ja Kvitova on siis turniiri võitja. Huvitavad pakkumised. Mina pakkusin Kvitova Kanepi, sina pakkusid Kontaveit Kauf. Väga hea. Tõelised. Aga Kvitova? Et ma juba tunnen seda koka maitset, aga ei. Väga head pakkumised. Muuseas, paberites on kirjas, et Kanepi pidi täna 8. väljakul tegema Karoliina Pliškovaga trenni. No, väga hea. Aga ma läksin sinna väljaku äärde ja neid ei olnud seal. Ma ei tea, kas on... Kui Kanepi suudab niimoodi servida, nagu seal Pliškova vastu esimeses setis servis, siis ta võib seal kõiki võita. Mängis väga kõrge serviprotsendiga, seal peaaegu 80 oli. Meeste kohta ütlesid? Kes meestest oli? Mina või? Jah. Mina ütlesin, et Nadal Hurkats on finaalis ja Nadal võidab. Mina ütleksin, et tuleb eelmise aasta finaali kordus. Berettini Djokovic. Ja võidab siis? Djokovic. Paneme kirja teie ennustused ja vaatame. Minul on siis täna veel ees ootamas pressikonverentside maraton. Sviateki pressikonverentsi magasin maha, sest te tahtsite podcasti teha sellel ajal. Aga Serena Williamsi pressikat ma ei kavatse maha magada. Sinna ma olen kohe suundumas ja tuleb ka Kaia Kanepi üks-ühele intervjuu siin kohaliku aja järgi kella 5 paiku. Aga võib-olla siis mõtleme välja, mida see Serena käest küsima peaks siis. Jah, on teil mehed soovitusi? Mingid mõtteid, et mida me Serena käest küsime, et
Allar, on sul mõtteid? Seda elu on ju tükkideks võetud juba, et Kõik on läbi küsitud. kõik on läbi küsitud. Üks e-mail tuli ka, et Madison Keys on loobunud. Aga küsi selline originaalne küsimus Serena käest, et mis teda motiveerib? Mis teda motiveerib, jah? Edasi mängima. Kaua võib? Kohe pärast Serenat tuleb Coco Gauff, siis tuleb Rafael Nadal, Cameron Norrie, Ons Jabeur, Raducanu, Djokovic ja Murray. Nii et mul läheb siin täitsa õhtuni välja. Sa võid küsida Serena käest, kas neil on omavahel Rogeriga kokku lepitud kihlvedud, kui millest enne lõpetab. Et sellepärast võitlevad seal, et see, kes enne lõpetab, see kaotab. Roger ei olegi veel lõpetanud või? Kumbki ei ole ju lõpetanud. Roger ei ole ka ju avaldlikult lõpetanud. Jah, paaris mäng. Segapaar. Segapaar, jah. Aga selge, ma tänan teid mehed ja loodame, et samas koosseisus saame siis turniiri kokku ka võtta. Vaatame, kuidas sinna meie Estikate kavasse mahutub. Tulge kindlasti vaatama Estikatel kuulsuste turniiri. Meediatiim on seekord koosseisus Gunnar Lehest, Ivar Jurtšenko, Donatas Narmont ja uue tulijana Raul Ojassaar, ajakirja Jalka peatoimetaja. Väga terava käega, julgen lubada. On käinud trennis. Erinevalt minust. Saab huvitavaid matše kindlasti näha. Rio, sa oled üles andnud ennast Estikate kvalisse või? Olen. Nii päris Estikatele kui ka seeniorite Estikatele. Mina olen kohal. Jõuad mõlemad turniiri? Jõuan. Mul on lühikesed mängud. Kommenteerida ka? Ja kommenteerin samal ajal ja mängin ja ikka. Seeniorite turniiri näitame ka või? Mõt ei tea. Seal ei ole praegu midagi näidata. Aga kuulge, rääkige, pileteid VTA turniirile saab juba osta või peab veel olema? Vist mõned on veel, ega seal palju ei ole enam jäänud. On täitsa avatud? Esmaspäevast alates saab need, siis kui Wimbledon hakkab, sellest päevast alates saab need viimased järgi jäänud piletid ära osta. Nüüd saavad osta need ka, kes ei ole klubi liikmed? Esmaspäevast saab, jah. Lipake poodi. Meie aeg on otsas. Aitäh mehed osalemast, aitäh kuulamast. Kena Wimbledoni kõigile. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.